Piiblipäevad 2015. Minu kõrvale on asunud istuma nüüd Maria Kams, kes on siis kogu Piiblipäevad 2015 projektijuht. Ja kohe alustuseks küsiksingi, me oleme tõeliselt huvitavas hoones siin Piiblipäevad 2015 toimuvad siis sellises küllaltki mahajätud kohakeses. Siin ma tean, et neid ruume ennem ei kasutatud üldse, et kaua see üldse võttis aega kogu see ruum ära sisustada, siin polnud absoluutselt elektrit ilmselt või kuidas siin rääkige natuke sellest? Tegelikult see hoone, kuidas me selle leidsime, oli see, et meil oli vaja leida hoone, kuhu mahuks ära rohkem kui 500 noort. Ja Rakveres pole sellist hoonet peale spordikeskuse ja kui me küsisime noortelt, et kas te tahate spordikeskuses piiblipäevi, siis kõik vaatasid meile otsa, et ei. Ja siis meil polnud aga valikut, et me pidime leidma midagi ja siis ma põhimõtteliselt helistasin kõik suured laohooned läbi, et kus üldse saaks teha ja siis lõpuks me tegelikult jõudsime siia ja tuli välja, et tegelikult see hoone kuulub ühele mehele, kes on ise ka kristlane, nii et tegelikult kõik see protsess oli hullult lahedalt Jumala poolt juhitud ja see, kuidas me selle üles ehitasime, ma arvan, siin peaks väga palju veel inimesi istuma minu kõrval, kes tegelikult on nii palju tööd ära teinud. Nad on olnud siin, ma arvan, et põhimõtteliselt me võime öelda, et me alustasime seda protsessi kuskil märtsi alguses, kus meil olid esimesed talgud. Me oleme 4 talgul käinud siin suure grupiga noortega ja vanemate inimestega ja see on üle ma ei tea, kui mitu peaaegu, et vist tonn tsementi üles tassitud, et praod kuskil vahed kinni katta ja tegelikult see protsess on olnud nii pikk ja nädal aega enne põhiliselt toodi kõik see nii-öelda, mis teie näete siin sees siia sisse, et nädal aega tagasi me alustasime seda protsessi, et sisustada seda ruumi ja see võttis aega täpselt, ma arvan, et me võime öelda 5 korda 24 tundi, sest peaaegu, et 24 tundi olid inimesed siin sees. Elektri vedasime ka ise, siis seda mina ei vedanud, aga Gert Kotiisen ja Merle Kotiisen on ühed, kes on nagu juhtinud seda sisustusprotsessi, et ma olen nii tänulik neile. Asi on ilmselgelt seda väärt olnud, aga nüüd ma küsin veel viimaseks asjaks, et mis on sinu sõnum, kui projekti juhina nüüd öelda inimestele, kes seda vaatavad praegu? Ma arvan, see sõnum on seesama, et ole pöördes Jumalast esmalt ja siis ole pöördes sellest, millest tema on pöördes. Et ma arvan, et meie meeskond, ma olen nii tänulik esmalt meie meeskonnale, kõigile, kes on panustanud, kõige nii-öelda väiksema panuse eest ka ja ma arvan, et see, mis me oleme siin nii-öelda teinud, näitabki seda, et me tegelikult oleme täiega pöördes Jumalast lihtsalt, et see on ainuke asi, miks me seda või ainuke põhjus, miks me seda tegelikult teeme ka, et Võt. Suur aitäh sulle! Aitäh teile!